on läinud reaalseks. Aga võta ära sealt üks pool, võta ära see saatan ja maailm kogub kokku. Nii on ka selle Euroopa Liiduga. Me teame, et tegelikult Euroopa Liidu sümbolid on väga sarnased vabamüürlaste sümbolitega. See on nende unistus, nad loovad. Aga kes on see teine pool, kes seal torgib? Seda ei tea ka isegi vabamüürlased. Aga võib-olla teavad, seda tuleks välja uurida. Ja ma tean, et me ei saa nõus olla selle tegevusega. Nad võivad arvata mida tahes, aga see maailm hävitab elu. Ta muudab meid kõrbeks, sest elu tahab mitmekesisust. Aga see riik, see virtuaalne maailm, mis on loodud, see tegelikult tapab. Ta tapab meie loovuse. Ma võin teile öelda, et inimene ei ole oma olemuselt tarbiv olevik. Aga millegi pärast nad on pandud, sest neilt on see loovus välja lõigatud. Ja selge on see, et enamus inimesi, nad töötavad hirmust. Nad teevad, mis mass ütleb. Et jääda ellu, aga ei. Nemad on esimesed, kes surevad. Ellu jääb alati see, kes toetub loodusele. Ja me teame ajaloost, et planeedil on toimunud suured väljasuremuslained. Aga keegi väiksed olendid jäävad alles. Sest selge on see, et loodus on tugevam kui illusioonide meistrid. Ja kui tal saab ükskord villalt, ta pühib selle. Kuidas ta pühib? Me ei tea. Võib-olla tulevad haigused. Võib-olla sõjad, kuigi ma kahtlustan, et praegu signas suunas vist asi ei liigu. Aga pühib neid. Aga kes ellu jääb? Ta jätab need ellu, kellel on mingi isike kontakt. Et võib-olla meid on siin küll vähe, aga mina kui nõiana võiks öelda, et võib-olla meie oleme need, kes jäävad üldse ellu. Ja teised, kes on oma tarkusega, õigemini see on ka nendele sisse topitud, arvavad, et jookstes passi järgi jäävad nad ellu. Aga see on, kuidas öeldagi, matemaatiline, illusioonne ajukonstruktsioon meil. Ja reaalne elu näitab meile. Ja me teame alati, et kui midagi sureb välja, alati kuskil jääb mingi väike kübeke tolmukene, kus tekib uus elu algab. Ja siin ma ka lõpetaks ja võiks öelda, et andke siis viimastada elu alget, sest tahes-tahtmata maailm muutub, see on normaalne protsess ja tekib aeg, kus me saame jälle kasvama hakata ja paisuma. Tänan! Aitäh Hannes Vanakülale. Nüüd on üks moment aega, kas kellelgi on soovi rahvale midagi südame pealt öelda? Mõned minutid on aega. Jah, tore, Tõnul on. Tõnu Palvet ütleb mõned sõnad. Täna on Eesti Vabariigi 95 aastapäev. Me juba paljud oleme kuulnud, kuidas ühiskonnas valmistutakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistama. See on kõigest 5 aasta pärast. Aga meil ei ole kindlustunnet, milline on Eesti Vabariik 5 aasta pärast, siis kui oleks aeg tähistada 100. aastapäeva. Sest praegu viitavad kõik märgid sellele, et Euroopa Liidus on võetud suund rahvuste tasalülitamisele. Üha rohkem pressitakse peale Euroopa Ühendriike, aga mis iseseisvus saab olla Ühendriikide? Või ütleme jah, sisuliselt näiteks USA osariik iga aasta püüan talle ligi pressida parlamendi kaagad. Ta ütleb, et ei maksa tähelepanu pöörata, see on auatähis. No ma ei usu, et sakslased oleks vaenlase lendurid matnud oma sõjaväekalmistule. Ja see sammas ei ole mitte 9. märtsi pommitajatele, vaid see sammas on nendele 10 punalendurile eesotsas
alampolkovnikuga pika nimega, ma ei mäleta seda, kes tulid 24. veebruaril, tänasel päeval, 1944, et ajada Eesti NSV-st välja fašistid, aga langesid kangelasena. Igav nau. Ja sel ajal see sammas oli loetamatuse tekst. Kui sõdur seisis müüri ootel, siis venelased värvisid need tähed üle seal ja nüüd on väga hästi loetav. Ja ma teen ettepaneku, kellel on aega või autot või bussiga või minna vaatama, seal on iga aasta 24. veebruaril roosikuhi peal. Ja ma olen sügavalt veendunud, et ka täna on. Aga kui Kavekelder rävitati, aga Tallinna pommitajate sammas seisab aus ja kuulsuses. Ma arvan, et ta tuleks tuua, kui ta peab olema, ta tuleks tuua Estonia kõrvale reaalkooli poole, seal on üks vaba koht, praegu on lumeunik seal. Kui nemad oleks ajanud välja fašistid 24. veebruaril 44, siis ei oleks ju fašistid saanud 9. märtsil 44 Estonia teatrit ja tervet linna purustada. Ja sellepärast on nende kangelastegu väga märkimisväärne ja sammas seisab hilguses seal edasi. Aitäh Tõnu Kalvetile ja Veliksile. Nüüd on selline lugu, et meil on Hannes ja kes Hannesega kõrvuti läheb. Me võtame nüüd lahingu korda kahekesi paari siia Tammsaare Kujuvate väljakule ja alustame oma marssi siis Toompeale. Plakatid ja lipud kõigepealt ees kahe kaupa. Võtke nagu sinna Viru keskuse poole rohkem, sest muidu ei mahu see rong ära, nii et võtke julgesti, kes veel ei ole, siis võtke, aga ärge veel minge kuhugile, sellepärast et võtke aga julgesti rongkäiku, kõik, kes siia tulid. Nii, kuidas meil on? Tulge veel, kes ei ole tulnud. Nii, Hannes ootab juba signaali. Nii, hakkame siis minema. Läksime.